Tere tulemast kuulama Alma karjääri hommikukohvi sellist presentatsiooni. Täna räägime sellest, kuidas üks töömaailm tänasel päeval välja näeb aastal 2025 ja mida üks värbaja või ettevõtte juht võiks tähele panna, et mis suunas värbamisturg liigub ja kuidas siis endale parimaid talente leida. Ja kõike seda teeme siis selle eesmärgiga, et muuta töömaailm paremaks kõikide jaoks, nii tööandjate kui ka töötajate enda jaoks. Nii et asumegi kohe teema juurde ja hüppame sisse ja võtame kätte, vaatame täpsemalt seda, mis on siis ikkagi ühe, ma ei tea, siis tuleviku perspektiivi küsimus värbamisturul täna, ennustame koos tulevikku, vaatame üle nõudluse ja paindlikkuse järele, vaatame üle digitaliseerimise ja AI perspektiivid, vaatame üle oskuste arendamise siis perspektiivi, vaatame, mis demograafiliselt tööturul toimub ja mis üldse nagu töökeskkonnas, mida töötajad täna ootavad ühelt tööandjalt. Ja kõige selle juures üritame siis meeles pidada, et tegemist on sellise nii-öelda siis ülevaatliku, mitte nagu faktipõhise lähenemisega, et me kindlasti üritan siin täna anda mingisugust statistikat ja mingit vaadet sellest, mis mujal maailmas toimub, aga see ei pruugi nii üks-ühele alati igas sektoris olla. Aga kindlasti annab see mingisuguse hea ülevaate sellest, et mis siis on ootused tänasel värbamisturul. Ja esimese teemana võib-olla tahaks üle käia üldse selle, et milline on siis üks värbaja roll täna siis töötaja otsimises, et värbaja ei ole ammu enam pelgalt lihtsalt üks nii-öelda siis tööintervjuude läbiviija. Et värbaja roll on väga oluline ka just töökoha kaalumise aspektis, sest värbaja on see, kes tekitab seda brändi tunnetust sellele tuleviku töötajale ja üldse võib-olla potentsiaalsetele kandidaatidele, et kui nad hakkavad teie ettevõttesse tööle kandideerimist kaaluma, see inimene võib olla täiesti passiivne tööturul, ta ei pruugi olla aktiivne, ta lihtsalt näiteks scrollib Instagrami, Facebooki, TikToki ja avastab teie ettevõtte kuskilt. Ja nüüd on värbaja ülesanne need inimest üles leida ja seda sisu toota niimoodi, et see kõnetaks seda inimest. Mõistagi muidugi kandideerimisprotsessi vältel värbaja teeb palju tööd ja lõpuks ka töölepingu juures, aga just see kaalumise aspekt tänapäeva tööturul on väga oluline, sest et konkurents on tihe ja kõik me ju tahame saada endale tegelikult parimaid kandidaate. Kui me vaatame üldse, mis tööturul täna toimub, on väga selline, ütleme siis kõikuv ja selline lainetav on see tööturu situatsioon, et tegelikult tööjõuvajadus on, ütleme, natukene langenud. Et kui nüüd 2-3 aastat tagasi oli tegemist ikkagi täieliku tööturu ralliga ja tööpakkumisi oli rohkem kui töökäsi, siis täna on seis natuke muutunud. Aga see ei tähenda ilmtingimata seda, et töötajate leidmine oleks väga palju lihtsam kui varem. Kindlasti on mingisugused asjad läinud lihtsamaks, aga kui vaadata nagu üldist dünaamikat, siis oskustöölist või sellist head spetsialisti on endiselt raske leida. Võib-olla tõesti lihtsamaid ametikohti tänase päeva seisuga on lihtsam täita, just sellepärast, et seal on voolavus suurem, eriti koondamiste lainete taustal, aga endiselt spetsialistile ilmseks tuleb päris palju vaeva näha. Ja keda me siis nagu mõtleme ühe spetsialistina, et see spetsialist ikkagi on inimene, kes võib-olla on oma töös väga hea, ta on valivam, spetsialist kindlasti ei jookse iga tööpakkumise peale, ta võib-olla on passiivsem ja see tähendab kõik seda ju, et sina kui tööandja, sa pead seda oma tööpakkumist tegema võimalikult atraktiivseks. Ja muidugi, kui vaadata ka nagu palka, et siis, et miks inimesed üldse nagu tööd vahetavad, siis see tippspetsialist tihtipeale ei jookse iga palganumbri peale, et tema jaoks peab olema see järgmine siis töökoht palgaliselt ka palju motiveerivam kui see, kus ta praegu toimetab. Ja kui vaadata üldse, et kui kõrget palka küsitakse, siis tegelikult on näha, et
et inimesed küsivad alati uuel töökohal rohkem palka, mis eeldab seda, et kõrgemate talentide või paremate talentide püüdmiseks suure tõenäosusega sa pead ikkagi olema suuteline ka neile rohkem maksma. Ja kui nüüd hüpata sinna nii-öelda soovituste juurde, et mis siis võiks olla üks soovitus tänase tööturu seisuga värbamiseks, siis number üks, ole statistikaga kursis. See, et sa siia presentatsioonile või sellele videole juba jõudsid, tähendab seda, et sa oled midagi guugeldanud, et jõuda siis sinnamaani, et teha midagi paremini ja olla rohkem kursis tööturul toimuvaga. Jäta meelde, et tänases inflatsiooniga keskkonnas ja kõrgete intressidega keskkonnas inimesed ootavad enamasti kõrgemat palka ja nad ootavad väga avatud kommunikatsiooni palga osas. See tähendab seda, et sa pead esimeses voorus ilmselt või isegi juba enne esimest vooru olema valmis rääkima avalikult oma palgast, oma palgatasemest ja näitama ära, et mis on see palgapotentsiaal selle inimese jaoks, sest vastasel juhul on konkurent, kes seda teeb ja kui sina seda ei tee, siis sa võid sellest talendist ilma jääda, sest konkurent napsab selle talendi lihtsalt kiiremini ära. Ja oluline on muidugi ka see, et kui tulla tagasi selle ratta juurde, elutsükli juurde, töötaja elutsükli juurde, siis kuigi värbaja keskendub hästi nii-öelda siis sellele 3 esimesele nagu etapile selles elutsüklis, siis ei tohiks ära unustada seda, et terve see elutsükkel ise on väga tähtis. Et kui me mõtleme nüüd ühe sellise töötaja peale, siis tema elutsükkel ei alga ega lõppe kunagi nagu kuidagi siis nii-öelda sirgjooneliselt, et nüüd on nagu alustas ja lõpetas, et mõtle ka selle peale, et see töötaja, kes hakkab sinu ettevõttest lahkuma, et tema võib olla sinu brändisaadik, ta võib olla bumerang töötaja, kes tuleb tagasi sinu ettevõttesse, et kõikide nende aspektide peale mõeldes võib-olla sa oled edukam värbaja, edukam juht ja suudad nagu paremaid talente enda siis tiimi meelitada. Ja nüüd, kui minna järgmise siis sellise turudünaamika juurde, siis mida me näeme on see, et kaugtöö ja paindlikkus on ülimalt olulised. Miks kaugtöö ja paindlikkus on hästi olulised? Nad on olulised tihti sellepärast, et inimeste nagu selline töö iseloom on natuke muutunud, inimeste vajadused on muutunud, et me võib-olla tööd ei võta enam nii iseenesest number 1 asjana enda elus, me mõtleme tööst kui asjast, mis võimaldab meil oma unistusi täita, oma elu siis paremini elada ja me fokusseerime rohkem iseendale aega, et maailm on muutumas selliseks, kus veri ninast väljas ei ole esimene suhtumine, sest lihtsalt meil on töökohti palju, meil on võimalusi palju ja see tekitab inimestele tunde, et nad tahavad ja saavad rohkem esitada nõudmiseid ja see on üks siis selline asi, mis tänapäeval on hästi populaarne, on kaugtöö ja paindlikkuse selline nõue. Et kui me vaatame nagu lähemalt seda, et mis see nagu paindlikkus tähendab, siis see paindlikkus tegelikult tähendab asukoha paindlikkust. Ta tähendab seda, et ma olen paindlik näiteks kaugtööpakkuja, ma võimaldan mingil tasemel hübriidtööd ja ma olen selle enda jaoks nagu väga täpselt välja mõelnud, et mis tähendab üks kaugtöö või hübriidtöö. Et tihti me näeme kuulutustes, kuidas pannakse selliseid sõnu, et meie ettevõte pakub kaugtööd, aga mis tuleb välja tegelikult on see, et ettevõte pakub kaugtööd näiteks 3 korda kuus, mis kindlasti ei pruugi olla see, mida inimesed ootavad. Et kui sa täna paned kaugtöö või hübriidtöö oma töökuulutusse, siis ole kindel selles või tähelepanelikult pane nagu detailsemalt kirja, sest et töötajad ja tööotsijad kindlasti ootavad ja küsivad selle kohta. Mida veel oodatakse on graafikupaindlikkus, et selline nii-öelda paindlikud tunnid, et flexitime, et ma ei alusta enam tööd 9 ja ma ei lõpeta enam 5, vaid ma tahan vahepeal arsti juures käia, võib-olla ma tahan vahepeal oma lapsega tegeleda, võib-olla ma tahaksin jalutuskäigule minna, et selline nagu järjest suurenev surve sellele, et millal ma töötan ja mis tingimustel ma töötan, selles osas on ka kasvav trend ja tegelikult ka esmaspäevast neljapäevani töö, et siin on väga palju ettevõtteid, kes on otsustanud pakkuda näiteks kontoritöötajatele võimalust teha neljapäevaga oma töö ära ja inimesed on valmis seda kasutama ja nad sooviksid seda kasutada, sest nad näevad, et võib-olla neid nii-öelda tagumikutunde istudes
nad raiskavad enda aega ja nad oleksid nagu valmis selle töö tegema ära kiiremini, et saada rohkem vaba aega. Mida oodatakse kindlasti eelkõige noored on, nad ootavad näiteks osalist tööaega ja sellist hooajalist tööd, et see võimaldab inimestel tegeleda enda hobidega, õppimisega, enda enesearendamisega ja miks mitte ka reisimisega, et võib-olla selline osaline tööaeg ühes ettevõttes, osaline ka teises ettevõttes, et inimesed ei taha enam tegeleda ainult ühe asjaga, tahavad tegeleda mitme asjaga, et see on see, millega peab üks tööandja täna arvestama, et inimene ei pruugi 100% oma aega tahta ühele ettevõttele pühendada. Ja kindlasti ka nagu selline paindlikkusega seotud üleüldises mõttes, et vabakutseline ja projektipõhine töö, et sa võid märgata inimesi täna tööturul, kus inimene ütleb, et ta tegelebki näiteks nii-öelda job jumping uga, mis tähendab siis seda, et ta otsib tööd endale, kus ta teeb mingit projekti, mingid väga kitsa ajaraami vältel, näiteks 3 kuu jooksul, ja ta tahabki juba uut väljakutset endale leida, et ta ei soovi enam olla samas ettevõttes tööl näiteks 5 aastat, ta tahab olla seal 6 kuud või 1 aasta, 12 kuud, mis sinule kui tööandjale või värbale tähendab seda, et sa pead arvestama, et selline see turg on ja kuidagi enda värbamisprotsessidesse juba sisse kirjutama selle, et sul oleks kogu aeg mingi järjepidev flow kandidaatidest ja sa mõtleksid juba sellele, et mis saab siis, kui see töötaja nüüd otsustab ikkagi lahkuda. Ja kui vaadata tegelikult seda ka, et mis siis kodukontor ja hübriidtöö oma olemuselt teevad inimestele, et kui sa ikkagi otsustad tööandjana mitte seda pakkuda, siis põhimõtteliselt sa võid olla kindel, et inimene ei jätkaks sinu juures tööd, sellepärast et see otsust, nii-öelda see kaugtöö, hübriidtöö pakkumine saab tihti määravaks uue töökoha valikul, sest et seal on väga palju nüansse, mis lihtsalt on olulised selle tööotsija jaoks. Näiteks ta säästab väga palju aega tööle sõitmise arvelt. Tal on palju lihtsam oma aega planeerida, kui ta saab kodukontorit teha, arsti juures käia, lapsega hoolduslehel olla, võib-olla lasteaeda järgi minna varem, mis iganes. Ta võib-olla ei tunne, et ta kontoris keskendub nii hästi. Väga paljud inimesed tegelikult kodukontorites keskenduvad palju paremini, et kui teha oma tiimis ka küsitlus, siis sa võid kindlasti leida inimesi, kes ütlevad, et nad tegelikult kontoris ei suuda efektiivselt tööd teha. Lärm on suur, segajaid on palju, sest väga populaarne on ju tegelikult avatud kontor tänapäeval. Ja üldse nagu väiksem stress ka on see, mis välja tuuakse, sest et väiksem stress on nii-öelda siis väga oluline inimeste vaimse tervise jaoks tänasel tööturul või üleüldse tegelikult. Ja mis veel siis, erinevad välismaa uuringud on ka välja toonud, on see, et see ongi, et work-life balance on see oluline, mida paindlikkusel tahetakse või otsitakse. Perele keskendutakse ja selline ajasääst üleüldiselt. Ja tegelikult hästi palju on paindlikkus seotud ka sellise nagu rahalise mõõtmega, sest et kütusekulu, transpordikulu, see kõik on nagu võrdusmärk rahaga ja täpselt sama palgaga teine tööandja näiteks, kes võimaldab kaugelt töötamist või paindlikumat töökorraldus siis näiteks, et see sama tööandja tegelikult ju pakub sellele töötajale rohkem sisuliselt palka, sest et see töötaja säästab kütuse pealt näiteks 100 eurot kuus, mis ei ole absoluutselt väike summa. Ja kui vaadata nagu üleüldiselt statistikat ka, siis statistika näitab ikkagi seda, et mujal riikides pakutakse samamoodi neid nii-öelda siis häid tingimusi ja võib-olla vaadates seda kaarti laiemalt, siis Skandinaavia riigid on need, mis nagu võib-olla on head eeskujud tööotsijatele, mille alusel siis vaadatakse või üritatakse nagu benchmarkida või võtta nagu arvesse, et näed, et seal riigis ju saab, et miks mina ei saa. Et kuna me elame globaalses maailmas, siis tahes-tahtmata inimesed näevad, mis mujal maailmas toimub ja need ootused tekivad puhtalt juba selle arvelt.
Ja noh, üleüldiselt muidugi, kui me vaatame nagu, mis nagu tulevik võib tuua, on see, et jah, mingisugused suured korporatsioonid üritavad inimesi tagasi majja tuua, pakkuda vähem paindlikkust, aga küsimus on selles, et kas see on trend, mida on võimalik muuta. Et kui sa oled inimestele midagi andnud, kas sul on võimalik seda nüüd inimestelt samal ajal ära võtta või see tekitab nagu üleliigset sellist rahulolematust. Ja uuringud tegelikult näitavad, et pigem see tekitab rahulolematust ja inimesed hakkavad ringi vaatama ja hakkavad vaatama võimalusi, mis siis nende ootuseid täidavad. Ja võib-olla see on see ohukoht siis tööandjatele, et kui kõik tööandjad ei lähe selle trendiga kaasa siis nagu, et nad toovad oma töötajaid tagasi kontoritesse, siis sinul üksi nagu on raske võidelda selle üldise trendi vastu. Sul pead olema väga hea tööandja, sul peavad olema väga head tingimused ja sa pead selle väga hästi nagu ära põhjendama ja kommunikeerima oma töötajatele, miks sa seda teed ja miks seda vajalik on. Siin on erinevaid viise, nippe, kindlasti on spetsialiste, kes sellest lähemalt oskavad rääkida, aga tänaseks päevaks võib-olla ei ole nii hästi ära tõestatud seda, et see päriselt nagu 100% tõsi on, et kui sa töötajad tagasi kontorisse tood, et nad nüüd palju produktiivsemad on ja palju rohkem raha hakkavad see ettevõttele sisse tooma. Ja laias laastus, mis on siis meie kõige suuremad siis katsumused seoses selle paindlikkusega või selle kodukontorist töötamisega, tegelikult ongi ju see, et digioskused, kas inimesed saavad üldse sellega hakkama, et kaugelt tööd teha. Ütleme, COVID ajal isegi vanemad inimesed väga kiiresti õppisid ümber ja siin võib-olla ei peaks nii palju või see ei ole nii suur murekoht. Aga näiteks, kui me vaatame vaimset tervist ja sellist töökultuuri panust, siis võime küll öelda, et ilmselt kontoris töötamine võib olla vaimsele tervisele kasulikum, sest et kodukontoris inimesed kipuvad üle töötama, nad ei vaheta keskkonda, nad ei saa seda nagu karja tunnetust kätte inimeste omavaheliste suhetega, mis võib tähendada seda, et nad võib-olla langevad kuskile ettevõtte teadmata seisundisse, mis võib-olla, ma ei tea, vähendab produktiivsust või siis maadlevad nad suurelt oma vaimse tervise muredega. Ja muidugi see, et kuidas neid inimesi juhtida, see on kindlasti väga suur juhtimisprobleem ja tööruumid, et kus ja kas ettevõte ja kuidas peaks tagama üldse tegelikult töövahendid ja ma ei tea, füüsilise tervise jaoks näiteks seisulaua, monitorid ja nii edasi. Et inimesed ei teeks kuskilt pikali olles näiteks laptopist või sülearvutist tööd ja nii edasi. Ja noh, kui me vaatame tõesti sellist tööpakkumiste trendi, mis siis põhimõtteliselt, et kui palju tööpakkumisi on hübriid- või kaugtööga, siis tegelikult see trend on langenud, aga see trend või see tööpakkumiste arv on langenud nagu pigem suhteliselt nagu siis tööturuga samas tempos. Ehk siis, et praegu täna on tööturul üldiselt vähem tööpakkumisi niikuinii ja teatud sektorid lihtsalt on need, mis võib-olla varem pakkusid rohkem kaugtööd, aga nad ei otsi ja värba nii palju enam täna. Et siis sealt nende sektorite arvelt see tööpakkumiste arv on nagu alla tulnud, kes pakub kaugtööd, aga reaalsus on see, kui sa vaatad, mis turul toimub, et pigem seda jätkuvalt pakutakse. Et siin on mõned üksikud näited ka Eestis, et Bolt tegi mingisuguse kampaania, aga Bolti kampaaniaga sisu, et kui sa ei läinud sinna sisse, siis sa võib-olla ei pannud tähele, et Bolt ei rakendanud ka nagu 100% kontorisse tagasi poliitikat, vaid seal olid omad nüansid ja reeglid, mis lihtsalt rakendati, mida varem Boltis ei olnud, eks ole. Et võib-olla siis tehti selline natuke suur puhastus reeglite osas, mitte ei tehtud täielikku kannapööret oma kaugtöö, hübriidtöö poliitika osas. Ja mis siis selles osas soovitada tegelikult ongi see, et alati nagu ürita selgitada, et mis on sinu see paindlikkuse aste, kui sa nagu töötajaid otsid ja tööpakkumisi siis neile serveerid või siis reklaame teed. Kui sa ei paku vabadust, sa pead väga hästi ära selgitama selle, miks sa ei ole suuteline või miks sa ei taha pakkuda vabadust oma töötajatele. Ja tegelikult sa pead arvestama sellega, et eeldatakse vabadust. Ja nüüd räägime ka AI-st, et kui vaadata tööturul laiemalt, siis AI on nagu asi, mida
üks tulevikutöötaja peaks kasutama, peaks oskama kasutada ja mida ta tegelikult ka soovib kasutada. Ja lisaks ka teiselt poolt nagu värbamisprotsessis sa pead arvestama, et inimesed ilmselt suure tõenäosusega on AI-d kasutamas ja sa pead leidma siis need, ma ei tea, kuldsed keskteed või siis need ma ei tea, head sellised parimad praktikad, milliseid AI kasutusi sa tolereerid ja milliseid mitte. Ja see on hästi oluline. Ja oluline on ka seda hästi selgelt kommunikeerida. Et kui sa vaatad näiteks laiemalt uuringuid, mis CV.ee on teinud, siis tehisintellekti kandideerimismaterjalide koostamisel väidetavalt ei kasutata. Või õigemini kandidaadid ütlevad, et nad ei kasuta, aga reaalsus on hoopis teistsugune, et kui sa küsid, et nagu kus kasutatakse, siis ikkagi näha, et kaaskirja ja motivatsioonikirja loomisel seda tehakse ja tehakse ka CV loomisel. Ja üritatakse seda varjata, sest et kardetakse, et võib-olla tööandjate sellist pahameelt või siis sellist mitte heakskiitu, et võib-olla mõned tööandjad välistavad inimesi selle nii-öelda AI kasutamise arvelt. Aga reaalsus on tegelikult teine ja kui tööandjatega rääkida, siis on näha, et võib-olla siin kuskil on mingisugused käärid. Ja kui üldiselt vaadata, siis õnneks Eestis on nagu see AI kasutus või üldse Baltimaades see AI kasutus on nagu pigem heal tasemel või üldse tehnoloogia kasutusel selline oskus, et kui me teame seda, et meie riigis on nagu see tehnoloogia AI kasutus väga palju arenenud, siis võib eeldada ka seda, et meil ei ole probleeme oma inimeste väljaõpetamisega ja ilmselt võib ka eeldada seda, et nad kasutavad oma töös väga palju ja nende töö üks osa ilmselt on ka kandideerimine, et siis kui nad soovivad oma uuele tööle saada, siis nad ilmselt võtavad selle teekonna ette ja üritavad ka AI-lt abi leida. Ja kui üldiselt nagu tulla selle teema juurde, et kas AI siis nagu võtab inimestelt tööd ära, siis tegelikult me ei näe seda, et inimese töö iseloom lihtsalt muutub. Sina ettevõtjana pead leidma viise ja võimalusi, kuidas oma ettevõttes implementeerida siis inimese ja tehnoloogia koostöö nii, et saaks tööd efektiivsemalt teha ja sellest töö tegemisest tuleks kasu rohkem nii ettevõttele kui ka töötajatele endale. Ja sellised laialdased trendid näiteks võib-olla ongi see, et väga tehnilistes nii-öelda ametites tuleb seda AI-d rohkem esile, võib-olla siis igapäevaselt töötajad kasutavad rohkem, aga tavaline töötaja võib-olla näiteks tootmisliinil igapäevaselt ise kasutab seda vähem, kuigi ettevõtte siis kohustus oleks siis kuidagi see AI ära implementeerida ise. Ja kui ikkagi nagu, eks sa saad ise nüüd mõelda, et mis on sinu AI baromeeter ettevõttes, et kas sa pigem nagu ütled jah AI-le või sa ütled pigem ei, et kui näiteks sina näed kandidaati, kes kandideerib CV või motivatsioonikirjaga, ja on teinud selle nagu AI-ga, et kas sa näed seda kui võimalust ja näed seda inimest kui inimest, kes väga hästi kasutab tänapäeva tööriistasid või sa pigem nagu tahaksid rohkem näha seda inimest seal taga. Et see on nüüd see küsimärgi koht ja see ei ole nagu, keegi ei saa öelda, et siin on valesid ja õigeid vastuseid, eks sa pead ise selle tasakaalu leidma ja selle baromeetri siis sihiku täpselt õigesse kohta suunama. Ja mis siis nagu kokkuvõtteks öelda on see, et kandidaadid kasutavad AI-d ja see ei tähenda alati halba, julgeksin mina öelda. Värbamisel mõtle nagu inimese tehniliste oskuste peale alati ja tehnilised oskused võivad olla seotud näiteks ka AI-ga ja võib-olla mida inimesed tänapäeval veel tahavad näha AI ajastul, eriti sellel ajastul, kus räägitakse sellest, et AI on inimestelt tööd ära võtmas, et räägi, millises suunas see konkreetne ametikoht on ettevõttes sees liikumas, väga varakult juba adresseeri mingisuguseid murekohti, mis inimestel võivad
võivad tekkida näiteks, ma ei tea, raamatupidajatel, et see töölõik, mida ma täna teen, kuhu sa inimest otsid, kas seda on plaanis näiteks tulevikus automatiseerida, mingid assisteerivad ülesanded, assisteerivad tööd, et need inimesed tegelikult on mures ja kui sa neid muresid nagu lahkad töövestlusel ja ikkagi nagu räägid, et näed, et jah, tõesti, me plaanime seda töölõiku näiteks automatiseerida, aga sinu nii-öelda ametikoha väljavaade on siis kuskil hoopis mujal, samas ettevõttes küll, aga mingit teist töölõiku tehes, siis see on see, mis sisestab seda kindlustunnet inimestele, et jah, ma olen teinud õige valiku ja see on tööandja, kelle juures ma tahaksin edaspidi tööd teha. Ja nüüd vaatame natuke oskuseid, et kui me vaatame, mida siis nagu teised teevad, et kuhu siis ma ei tea, suunatakse raha ja ressurssi, siis ütleme niimoodi, et enamasti üritatakse ikkagi investeerida õppimisse ja nagu inimeste harimisse, sest et oskuseid on võimalik õpetada, peab olema lihtsalt motivatsioon neid asju õppida. Ettevõtted vaatavad kindlasti automaatika poole, sest automaatika on oluline osa siis ettevõtte arengust ja kulude kokkuhoiust ja võib-olla üldse vaadata sinna suunas ka, et kuidas siis muuta meie praegused töötajad, kes meil praegu on ja nende nagu rolle natukene ettevõttes niimoodi mudida, et nad oleksid kaasajastatud ja tulevikku vaatavad. Et selline rolli muutus või inimese nagu muutus ettevõttes, mida ta teeb ja kuidas ta teeb, et see on nagu see, mida ettevõtted täna otsivad. See on eelkõige seotud kuludega ja nende suurte muutustega, tehnoloogiliste muutustega, mis meil täna tööturul on. Ja kui vaadata veel nagu mingid tulevikuoskuseid, et oska.ee on ka, või oskused.ee, Oska siis kutsekojal on selline vägev asi Eestis tehtud, aga kui me vaatame nagu sellist maailmas, mis toimub ja mis uuringuid on tehtud, siis selline nagu kreatiivne mõtlemine on väga olulisel kohal, mis võib-olla on oluline täna, et kuidas midagi kasutada ja kuidas nagu midagi paremini teha. Samamoodi analüütiline mõtlemine on see, mis aitab inimestel siis jõuda järgmisele tasemele koos tehnoloogiaga koos, eks ole. Ja kindlasti see nagu lifelong learning või see nagu elukestev õpe, kus siis elukestev õpe, nagu eelmine slaid näitas, tähendab seda, et sul on võimalik inimest välja õpetada ja kasvatada järgmistele tasemetele. Ja sealt edasi muidugi kindlasti tulevad ka kõik teised asjad, aga nagu siin on ka näha, siis tegelikult AI ei ole nii ilmselgelt esimestel kohtadel tulevikuoskuste mõttes. Nii et me ei peaks seda AI-d nii väga kartma ja me näeme, et tegelikult kõikidel ettevõtetel ei ole ka võimalik võib-olla seda AI-d nii hästi implementeerida enda tegevustesse, et näiteks kujutame ette täna lihtsama töö tegija, ma ei tea, näiteks kuller on ja, et tal on väga raske võib-olla AI-d oma igapäevasesse töösse nii hästi implementeerida nagu individuaalsel tasemel. Et siis ikkagi me peame mõtlema nagu teistpidi ka, et kuidas oma töötajate näiteks kreatiivset mõtlemist ja analüütilist oskust edasi arendada, mitte ainult AI oskuseid. Ja laias laastus võib öelda ka seda, et mitu tööd on uus normaalsus, nagu varem mainisime, et paindlikkus on selline asi, mida inimesed otsivad ja üks tööandja tänasel tööturul aastal 2025 ei saa mõelda ainult niimoodi, et mul on töötaja, kes pühendub 100% minule. Nagu ma mainisin, siis sinna kõrvale tulevad teised tööandjad, mingisugused hobid, võib-olla ka mingisugune vabakutselise karjäär, sest et inimesed tahavad mitmekülgset tööd, mitmekülgseid võimalusi, kuidas enda elu edasi arendada. Ma arvan, et suur roll on siin sotsmeedial või sotsiaalmeedial, mis siis nagu võib-olla üldse internetil, mis avardab inimeste võimalusi ja tegelikult paneb nad nagu uute kõrguste poole püüdlema ja pürglema. Ja mida siis värbamisel tähele panna, on kindlasti see, et mõtle alati sellele, et oskused on õpitavad, et ei ole ühtegi oskust, mis ilmselt ei ole õpitav, et sa peaksid ikkagi seda suhtumist värbama ja jälgima. Inimesed ei pühendu enam 100% ühele ettevõttele ja sa ei saa seda ka eeldada. Tiimi komplekteerides mõtle alati nagu tervikpildile ja sellele tiimi dünaamikale. Mida me mõtleme tiimi dünaamikal on tegelikult see,
et sul on kindlasti tiimi vaja näiteks mingeid analüütilisi inimesi, sul on vaja inimesi, kes mingid protsessi edasi viivad, eest veavad, aga sul on vaja ka inimesi, kes need kreatiivsed inimesed tagasi maa peale toovad. Ja kui sa mõtled selle tiimi dünaamika peale tervikuna, siis see on see, mis päriselt nagu tulemusi toob. Kui ma ei eksi, siis kas Apple äkki tegi kunagi sellise eksperimendi, et prooviti juhtidest lahti saada ja edasi liikuda ainult tippinseneridega, aga päris kiiresti saadi aru, et tegelikult kui juhtimiskultuuri ei ole ja ainult tippspetsialistid, kes on hästi orienteeritud mingisugusele kindlale tegevusele, üritavad päriselt selles asjas selgust luua ja edasi liikuda, siis avastatakse ennast probleemide seast, mida tegelikult juhid saaksid välistada ja võib-olla paremini teha. Ja siis üleüldiselt tegelikult juhtimisel on suur roll täna meie ettevõtetes ja juhtidel üleüldiselt on suur roll ja seda ka nagu siis kaasavas töökeskkonnas, et meil on selline jätkusuutlik mõtlemine, mõtteviis. Me tahame olla jätkusuutlikud, ESG, CSR, kõik sellised nagu väljendid, mida sa ilmselt oled kuulnud, tähendavad ju tegelikult seda, et me peame olema inimestena ja ettevõtetena jätkusuutlikumad. Ja kaasav töökeskkond on üks nendest võimalustest, kuidas olla jätkusuutlikum. Et me elame sellisel ajastul, kus inimesed lihtsalt on nii mitmekesised ja mitte ainult inimesed, ka keskkond meie ümber. Ja me peame mõtlema selle peale, et iga nii-öelda siis inimeste generatsioon saaks oma vajadused kaetud ja rahuldatud. Me ei saa mõelda ainult noorte peale, me peame mõtlema ka vanemate peale, me ei saa mõelda ainult enda generatsiooni peale, me peame mõtlema ka ettepoole tuleviku peale. Ja üldse näiteks me peame mõtlema, et inimesed ei liigita, seda on võib-olla nii-öelda siis olenevalt sinu poliitilistest vaadetest on võib-olla sul raske seda mõista või on raske vaadata maailma nagu niimoodi, et meil ei ole ainult mehed ja naised, meil on ka inimesed, kes identifitseerivad ennast mingisuguse teise ma ei tea, sooga, mingisuguse teiste suundumustega ja sa pead sellise asjaga arvestama, sest et kui sa silmaklapid peas maailmas ringi liigud, siis üsna peagi avastad sa, et sul on raske leida kandidaate, sul on raske leida tippspetsialiste ja oma ettevõtet järgmistele kõrgustele viia. Ja üleüldiselt, kui me räägime kaasatusest, me ei saa jätta mainimata ka võrdset palka. Kui me vaatame Euroopat, Eesti on number 1 riik palgalõhe osas. Siin on kindlasti mingisugune ajalooline taak, mis meil nagu selline kaasavara. See olukord on kindlasti muutumas paremaks, aga me peame vaatama seda, et me pakuksime võrdset palka nii meestele kui naistele. Juba põhimõtte pärast, et meil on võrdne maailm, naised-mehed on võrdsed ja täpselt samal ametikohal peaksid naised ja mehed teeniva täpselt samat ja võrdset palka, aga ka puhtalt sellepärast, et kandidaate leida, oma töötajaid õnnelikuna hoida, et töötajad kohvinurgas räägivad rahast, töötajad kuskil töövälisel ajal, pidudel, suvepäevadel, ühisüritustel, nad räägivad rahast. Ettevõtte keskmist palka on täna võimalik vaadata teadmikkust väga kergesti ja nii edasi. Ja igasugused palgauuringuid näiteks jälgida, et mis on õige ja võrdne palgatase teatud ettevõtetes. Nii et selline võrdne palk ja avatud kommunikatsioon on täna oluline osa siis kaasavast töökeskkonnast. Ja kui me räägime nagu tulevikust, siis kaasav keskkond on kindlasti üks aspektidest ESG ja CSR-i või siis sellise nagu corporate responsibility nagu võtmes, aga seal tulevad juurde ka sellised nagu nüansid nagu rohepöörde nüanss, mis tähendab seda, et ettevõte peab mõtlema jätkusuutlikult, sest et on mingi sihtgrupp inimesi, kes otsib seda jätkusuutlikkust ja inimesed tahavad nagu teha missiooniga tööd, et kui me kunagi mõtlesime nagu võib-olla rohkem rahapõhiselt, karjääripõhiselt, ükskõik mis hinnaga, siis meil täna on inimesi, kes vaatavad ettevõtet tervikuna. Et kui ettevõte näiteks, toon näite näiteks mingi kasiino
ikkagi tekitab inimestes näiteks mingit sõltuvust, hasarti teatud määral, siis mõni arendaja, mõni turundaja, müügiinimene, tiimi liige ei taha enam ettevõttes töötada, kes ei mõtle näiteks selle peale, et kuidas me ka nagu seda nii-öelda siis me küll pakume mängurluse võimalusi, aga kuidas me siis nagu ühiskonnale tagasi anname. Ja kui ettevõte ei suuda seda inimestele või kandidaatidele näidata, siis tal on väga raske leida kandidaate. Nii et uuringud näitavad ka seda ja see ei ole lihtsalt mingi selline sõnakõlks, vaid nii-öelda siis see rohepööre tuleb või õigemini on tulnud ja ta ka jääb ilmselt tulevikus. Ja kui vaadata nagu üldiselt uuringut, siis tegelikult nii tööandjad kui ka töötajad pigem nagu näevad, et see on vajalik, küll aga mis uuringud välja toovad on see, et uuringud näitavad seda, et ettevõtetel ei ole väga palju ressurssi sellega tegeleda. Ja seetõttu on ülioluline ettevõtja või värbajana täna mõelda, mis on need päriselt asjad, mis me ettevõttena saame ära teha, mis on tunnetuslikud, mida inimesed tunnetaksid ja mis oleks nagu sellise kiire praktilise väärtusega. Sest see aitab nagu võib-olla siis leida nii-öelda siis suurendada enda kandidaatide siis seda talent pool'i nii-öelda. Ja kui me vaatame nagu üleüldiselt, et mis siis tegevusi sa peaksid tegema, siis mis ESG tähendab, on sisuliselt sa pead tagama hea juhtimistava, sest et juht on number 1 asi, miks inimesed tulevad ja number 1 asi, miks inimesed lahkuvad. No lisaks palgale. Aga isegi hea palgaga, head või halba juhtimiskultuuri kinni maksta suure tõenäosusega pole võimalik, sest see inimene lahkub üsna pea sinu juurest. Sa pead mõtlema sotsiaalsetele aspektidele, et kuidas sa annad inimkonnale tagasi, kuidas, nagu ma ütlesingi, et mängurlusega, et kui sa ühe käega tekitad mängurlust, sa pead tegelikult mõtlema ka selle peale, kuidas võib-olla mängurlust vähendaksid või siis näiteks aitaksid mingisugused kindlad sihtgruppi, kes on sattunud näiteks sõltuvusse sellest mängurlusest, et mängurlus on hea ajaviitmisviis, aga ettevõte tegelikult ühe käega võiks pakkuda ajaviitmisviisi, aga teise käega võib-olla siis neid inimesi natuke toetada, kes on sellest sõltuvusse sattunud. Aga seal sotsiaalse aspekti all on ka tegelikult sinu enda pereelu, seal on ka vaba aeg, paindlikkus, nagu enne juba välja tõime, ja seal on ka suhted oma kolleegidega, et kui palju sa ühisüritusi teed ja pakud inimestele võimalust olla osa sellest nii-öelda karjast, sest et inimesed on karjaloomad, kes tahavad olla koos teiste inimestega ja ennast selles nagu sellel teekonnal hästi tunda. Ja muidugi keskkond, millele ei saa kunagi nagu mitte tähelepanu pöörata, sest et kõik ettevõtted võib-olla siin väga palju teha ei saa, aga kui sa ikkagi oled ettevõte, kes võib-olla keskkonda kahjustab või mingid sinu tegevused kahjustavad keskkonda, siis sa peaksid mõtlema selle peale, kuidas presenteerida ja päriselt neid protsesse parandada, et võib-olla oma keskkonna jalajälge vähendada. No näiteks hea mõte on või näide on mingid logistikafirmad, kes võib-olla liiguvad elektriautode suunas ja et oma CO2 jalajälge täiesti nagu kuidagi vähendada või siis see nulli lähedale tuua. Ja miks see on oluline, on lihtsalt see, et inimesed vaatavad rahast kaugemale tänapäeval ja nagu ma ütlesin, globaalne maailm, infot on palju ja inimestel on tekkinud selline nagu tugev soov ja vajadus millegi enama järele kui ainult raha. Ja eriti nagu väljendub see teatud nagu karjääri siis staadiumites, kus inimene võib-olla on rahaliselt natuke paremas seisus, tal on juba piisavalt töökogemust, et tal tekib selline olukord, kus tal on päriselt võimalik valida. Eks noored on kindlasti vähem valivad, kuigi tegelikult kui vaadata uuringut, siis ka noored on järjest valivamad ja võib-olla pigem eelistavad mitte minna sinna tööle, isegi kui see on ainukene töökoht laual või pakkuda. Lihtsalt sellepärast, et see läheb vastuolu nende mingisuguste konkreetsete põhimõtetega. Ja mis see endaga kaasa toob, ilmselt on see, et roheliste tööde osakaal tööturul tõuseb tulevikus ja selle suunas peaksime tervikuna liikuma, et kuidagi nagu avastada neid rolle ja neid võimalusi enda ettevõttes, et kuidas tekitada juurde siis kas sotsiaalseid juhtimiskultuuri või siis keskkonnaga seotud mingisuguseid roherolle, mis aitaksid ettevõttel ennast paremini presenteerida ja päriselt protsesse paremini teha.
Ja jah, aga ega siin selle kohta ma võib-olla väga pikemalt ei peatuks, sellepärast et see on alles selline lapsekingades asi, mis võib-olla me päriselt, mis toimuma hakkab, näeme alles järgmise 5 aasta jooksul. Aga kindlasti fakt on see, et mingisugused roherollid tekivad, juba täna on tekkinud ja see näitab ilmselgelt seda, et sinu konkurendid on täna sellele juba mõtlemas ja kui sina sellele mõtlemas ei ole, siis sa võid konkurentsist tulevikus välja jääda. Ja üleüldiselt, kui vaadata sellist nagu laiemalt, et millised siis inimtüübid üldse on, siis meil on erinevaid inimtüüpe turul laias laastus 4. Võib-olla rohkem, aga selliseid inimtüüpe võib liigitada näiteks 4, et sul on rahakogujad, vabaduse nautlejad, karjäärikütid ja sotsiaalsed hoolijad. Ja oma töökuulutuste värbamisprotsessi nagu luues, sa peaksid ikkagi nagu mõtlema kõikide nende siis nüansside ja nende töötajate või tööotsijate peale. Sest et iga siis selline grupp inimesi otsivad sinu töökuulutuses, sinu värbamisprotsessis, sinu ettevõtte karjäärilehelt midagi sellist endale. Ja kui sa ei suuda neile presenteerida seda, mida nad otsivad, siis suure tõenäosusega sa ei saa nende tähelepanu, ehk siis nende kandidatuuri enda töökuulutusele. See ei tähenda nüüd seda, et sa pead kõiki nende ootuseid ja lootuseid täitma, aga sa võiksid vähemalt mõelda seda slaidi vaadates selle peale, et kas sa tegelikult katad kõiki siis töötajate gruppe tänasel tööturul. Nii et loodan, et sellest lühikesest kiirest presentatsioonist oli kasu. Kiire presentatsioon võib-olla annab midagi, aga kui guugeldad ja loed lähemalt või kuulad näiteks meie tööelublogi episoode ja loed meie tööelublogi, saad natuke rohkem ja enamat. Meil on palju uuringuid ja erinevat sisu, mida me just sellistel teemadel loome. Nii et aitäh, et kuulasid lõpuni ja võib-olla siis andis see natukene sulle aimdus sellest, et mis turul toimub ja mis suunas oma tegevusi siis lähiajal liigutama võiks hakata.